No nii, sõbrad, kätte on jõudnud järjekordne spordivideo aeg ja me oleme siin Tehvandi staadionil, kus me hakkame tegema laskesuusatamist. Andrei, millal sa viimati tegid laskesuusatamist? Ma käisin umbes, ma olin äkki võib-olla 11, 12. Käisin Kuremaa terviseradadel, käisin suusatamas. Aga muidugi täna me teeme laskesuusatamist, mis on natuke raskem. Miks see relv siin olema peab, on minu ainuke küsimus. Aga sõbrad, meil on täna külas Eesti üks parimaid laskesuusatajaid Grete Kaim ja meestes kõige parem laskesuusataja Rene Tsahkna. Ja meie hakkame täna nendega võtma juttu. Mööda ja mööda. Sõndis klahv! No nii, sõbrad, me oleme harjutanud laskmist, me oleme harjutanud ka natukene suusatamist, aga nüüd on käes tõsisemad hetked. Esimene võistlus on meil selline, et meil on 3 75-meetrist trahviringi ja peale igat ringi me tulistame ka igaüks ühe salve ehk 5 kuuli. Iga mööda tulistatud kuul on 5 kükki. Ehk siis, kui sa lased terve selle fucking rivi mööda, siis sa teed 25 kükki. Ja meie andsime sportlastele käsu, et nad teeksid nii kiiresti kui vähegi võimalik. Ehk siis te näete, kui kaua läheb meil aega selle läbimiseks ja kui kaua neil. No nii, head spordisõbrad, me oleme otsepildiga Otepääl. Maailmakarika etapp on siin peetud ja pärast maailmakarika etappi järgmine suur võistlus nüüd siis teie ees. 3 riigi esindajad, 2 riigi esindajad on siiski kohal. Eesti ja Soome maavõistlus on käima läinud ja väga kõvasti alustavad Valting, Tsahkna teisest reast ja Tsahkna rebib ikkagi ette. No mis tehnika see on? Siit läheb Tsahkna. Need poisid teevad nii nagu 50-ndal tehti, kui laskesuusatamisega alles alustati. Mehed valmistuvad lasketiiruks, ei saa üle panna esimesel ringil. Siin tuleb kõigeks valmis olla, on vaja valmistuda laskmiseks ja vaata seda Valtingu tehnikat. No vaatame, kas lasketiiruks äkki Valtingi joob Tsahknil järgi igal juhul. Tsahkna on esimest korda tiirus. No tuulest tuleb välja tulla. Kiirus oli küll 2 kilomeetrit tunnis, aga ikka tuulest välja. Siis on võimalik midagi teha lasketiirus. Igal juhul mehed on kohal. Tsahknal juba tulnud 5 märki, 4 märki alla. Tuleb 5 kükki selle peale teha. Kaimil 4 märki tulnud maha. No Tsahkna Valting ammu on juba ülekanne läbi, kui need mehed alles laskma hakkavad. Kaim läinud, Tsahkna läinud. Valtingul esimene märk mööda, teine märk mööda. Ei, meil ei ole asjad üldse halvad. Valting on alustanud 3 möödalasuga, aga see mees suudab need trahviringidel tagasi teha. Seekord ei ole ka trahviringe vaja teha, vaid tuleb teha kükke, kui möödalasud tulevad. No Valting peab hakkama nüüd võtma varupadruneid. No kas Tsahkna ka üldse alustab ka millalgi laskmist või võtab läheb kohe nendele 25 kükile igal juhul? No Robin, kas kükitehnika on vähe parem kui laskmistehnika? Siin on oluline, et ringi sisse ei saa. Tundub, et Tsahkna on taas tiiru jõudnud. Kui hästi Valting teeb sügav kükke. No kui see mees saaks, siis võib-olla kükkides oleks ta küll maailmas üks parimaid laskesuusatamises. 2 ringi veel näidata, et midagi on selles mehes olemas. Eks mõlemad, nii Andrei kui Robin on ikka otsinud elus seda oma spordiala. Otsisid nüüd äkki laskesuusatamine on see. Igal juhul Tsahkna 4 märki maas. No kuhu see Tsahkna nüüd jääb? Ei, Valting, vana Hiiumaa poiss ja tõnupääsukese käeol on ka isegi tehtud. Tööd läheb ka ringile siit ära. Tsahkna alustab ja Tsahknil on hea tempo sees. Kaim on taas kohal ja Taim laseb väga hästi, aga 2 eksimist tuleb ka sealt. Ja Tsahknil igal juhul mõned kükid veel jäänud teisele ringile. On nüüd minek. Tsahkna tuleb siin, tema on praegusel hetkel võistlusliider. Järjekordse trahviring on läbitud ja no millise tehnikaga. Vähemalt 1 sekund oli tehnika selline, mis on maailma tasemel. Paaris tõuge võimas ja siit tuleb Valting ja tuleb hea kurvi tehnikaga, mis Tartu Bigpangas on selgeks õpitud. Nüüd tahaks pilti sinna lasketiiru saada, kus see Subra peatreener Subra on. No nii, Rene Tsahkna on igal juhul jällegi lasketiirus Robin Valtingul. No sisuliselt juba ikkagi kogu maailm käib juba peas läbi. Nii raske on sellel mehel juba lasketiiru tulla, mis siis, et distants oli 150 meetrit vaid. Tsahkna ei ole jäänud kaugele. Tsahknal 2 igal juhul eksimus tuleb, 10 kükki tuleb siit teha. Oi, Valting paneb mööda praktiliselt juba lasketiirust. Kiirus oli kasvanud 2 pealt 4 peale. Nüüd on
kohal ka Zevakin ja suur duell on algamas. Ja see on viimane lasketiir. Zevakin tuleb, võtab kõike rahulikult ja Subra vaatab binokliga. Siin ei ole vaja enam parandusi teha. Eelmises tiirus jäi 2 ülesse. Nüüd on vaja 3 vasakule ja 4 alla teha. Siis hakkavad tulema need märgid ka alla. No tõesti, Tsahknal tõesti oli see viimane lasketiir. Nendel mehel ikka väga pikk tee veel minna finiši suunas. Kuidas lastakse? Grete Kaimil 5-5 on maas. Valmis on Valting. Oi! Ja lõpuks 1 märk alla ka. Ja Valting vaatab ka tuulelippe. Need lipud on ikka ja jälle samas kohas. Nüüd alustab Zevakin ja Zevakin on valmis kiirtuleks. No Subra on teinud oma töömehega ära, aga kahjuks jääb ka siit esimene märk üles. Valtingul on 4 üleval. 4 ringi, seda natukene palju Zevakini vastu, aga Zevakin saab oma esimese märgi lõpuks alla. No hakkab tulema. Teises lasketiirus vaikselt hakkab tulema. Teame, et teist laskesuusatamises pink on lühikene. 10 aastat veel tööd Valtingul Zevakinil ja siis on äkki kõik võimalik. Ja Valting on alustanud hea tempoga, nüüd on sellest süvavkükiga lõpuks selgeks saanud ja kohtunik loeb need sooritused ära. Ja 1000-pealine publika vaatamas kogu seda tsirkust. Täie raha eest on seda saanud täna Otepää rahvas nautida. Siit läheb nüüd oma viimasele ringile. Kõigepealt Robin Valting, väga tihe võistlus on praegusel hetkel käimas, mehi laotamas veel vaid paar sekundit. Trafining sõita, siis viimane lasketiir, igal juhul korraliku liikumisega. Nüüd on tulemas, no ei pane külili praegu Robin Valting. Ja kerge mõnusa tehnikaga tuleb nüüd Zevakin, paaris tõuge on selge. Seal on võimalus tal veel võita. Konkurendid on juba jõudnud finišisse, aga nüüd oleme jõudnud sellesse viimasse lasketiiru. Esimesena Robin Valting ja Andrei Zevakin tuleb nüüd ja võtavad positsioonid 2 ja 3. Ja see on laskesuusatamises see ikkagi meeste hetk on praegu. See, kes nüüd ära laseb, see on tõeline mees. Kõige tähtsam on see, et padrunid oleks ka setti laetud ja tundub, et kõik on olemas. Zevakin veel vaatab, mida Valting teeb. Valting sihib ja Valting alustab kahjuks mööda lasuga ja ka teine jääb ülesse. Zevakin oma esimest lasku veel teinud ei ole. Valtingul 3 märki üleval, siin on võimalus, et Zevakinil olemas ja Zevakin ei ole ikka veel alustanud, kas on padrunid kaasas. No nii, Valting vaatab taevasse ka korra, äkki tuleb sealt abi, ei ole tulnud. Siin sellel spordialal taevas enamasti ei aita, siin tuleb lasta ära raud. 5 märki möödas Robin Valtingul, 25 kükki veel, nii et on lootust, et mees ikkagi täna õhtuks saab juba vormi. Ja kerime lindi natuke tagasi, vaatame seda relva selga panekut, nagu Lukas Ohver pani Robin Valting selle relva selga. Siin on midagi kõigilt õppida. Zevakin on saanud tempo ülesse, 3 on jäänud ülesse, nüüd on 2 veel vaja ära lasta. Valting vaatab, mida Andrei Zevakin seal tegemas on. No nii, viimane lask veel Andrei Zevakinil. Noh, kas tuleb? Ei tule. Ei tule ka taevast abi, ei tule ka seekord taevast abi ja nüüd on näpud püsti, mehed on oma töö teinud. Ja võidumees on täna Robin Valting. Ja Soome läheb tänase võistluse 4. koht Andrei Zevakinile. Kui soojendusel läks palju paremini, siis ikka võimalik siukse hingeldades lasta on ikka väga raske risk. Sõbrad, mitte ühtegi sellist videot ei toimuks ilma meie hea sponsorite Unibetita, tänu kellele saab kõik see, mida me igapäevaselt teeme, teoks. Andrei, meil on üks boonuskood, sa tead seda? Nimelt uutele mängijatele on selline kood nagu laskesuusataja sidekriips 100, paned 25 eurot sisse, Unibet omalt poolt paneb 75, ehk siis saad 100 euro eest mängida. Ja kui sul on juba kasutaja olemas, siis sa lähed boonuste sektsiooni ja sisestad koodi jahimees sidekriips 25. Unibet dubeldab sinu sissemakset 25 euro ulatuses, ehk siis kui sa paned 25, siis on sul 50, mille eest sa mängida saad ja link selle jaoks on descriptionis. Väga lihtne. Ja sõbrad, otse loomulikult panustage vastutustundlikult. Andrei ajas mind tagasi kõrvus. Robin, ma tulen! Ja see oli viimasel ringil. No nii, ja siin siis ka tänase võistluse tulemused. Rene Tsahkna võidab, Grete Kaim teine, Robin Valting 6.29 ja Andrei Zevakin 6.56. No nii, kohe hakkab meil järgmine challenge ja selleks on 100 meetrit kiiruse peale. Mitte, et see eelmine challenge oli nagu väga keeruline. Teeme veel asjaolud natuke lihtsamaks meie jaoks. Ja paneme vastamisi siis mina, härra Valting, Rene ja Grete. Ja ma arvan, tegelikult seal tuleb lihtne võit, aga siis tagantpoolt.
nii et vaatame, kus meil läheb. Ja oleme 100 meetri finaalide finaalis ja võistlejad endiselt Robin Valting, Andrei Tševakin, Rene Tsahkna ja Grete Kaim. 100 meetrit ei saa miski siit suurem olla. No enne võistlust räägite, et see võiks olla nüüd lõpuks Robin Valtingu ja Andrei Tševakini suur võimalus. 1 sekund minna. No tundub, et natukene Valting igal juhul siin stardis varastas. Igal juhul minnakse, Tsahkna on näinud, Kaim on näinud. Valtingul päris hea samm. Ei, Tševakin ei jää veel kuhugi, ei saa meest maha anda. 30 meetrit alles tuldud, siit alles võistlus algab. Vana hea paaristõukega Tsahkna on juba kohal. No nii, siit tuleb Kaim ja oma linnukese teeb ära ka siin Valting. Paaristõukega tuli läbi Tševakin. Tammeka mehed suudavad ka 100 meetris võtta selle 4. koha ära. Esimesena poodiumilt väljas Andrei Tševakin. Nii, aga vaatame kordust. Ja Robin, no ikka parim start, ütleme, mees on seda palju aru. Aga see näitab, kui väga ta seda võitu tahtis. Natuke tegelikult alustas enne Andreid, aga ta tegelikult enne kui Tarmo oli jäänud 3-2-1 kahe peal, ta oli juba niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et ma lähen ta seeri ette poole jääma. Ja finaali tulemused Tsahkna 13.01, Kaim 16.04, Valting 18.01 ja 4. läheb finaali Tševakin 19.30. Nüüd teeme me laskevõistlust, kus oleme meie versus teie ehk noobid. Aha. No mul on ühesõnaga salved laetud, ma olen täiesti valmis. Grete, võid koha sisse võtta, ma toon oma relva ja vaatame, kas rohkem laseb maha mina ja Andrei või Grete ja Rene. No nii, aga me oleme järgmise võistluse ootel. No Margus, mul on tunne, et kõik, mis ei eelda füüsilist aktiivsust, võiks olla Robini ja Andrei võimalus. No selge on see, et vabariigi parimad pojad ja tütred on selles võistlused vastakuti Valting, Tševakin versus Tsahkna Kaim. Sõbrad, see on Rambo type beat asi. Oota, meil on klapp kinni. Robin, keskendu, palun. Mööda. Sa lasid juba või? Ei. Aga miks sul kuul lendas, Robin? Minu kuul. Asi liikus. Esimene pihtas ka ajalooline tabamus Robin Valtingul. Grete Kaimil 2 läinud mööda, senimaani küll korralik duell. Kaimil 1 pihtas ja Valtingul 1 igal juhul tuleb maha, 4 tükki jääb ülesse ja Kaim selle duelli praegusel hetkel võidab. Ma räägin, ta teha kuul lendab. Aga no näete, meestel suured igal juhul emotsioonid, kui midagigi maha saab. Ja võta kohe nagu, kui sa võtad klapid. Let's go! No nii, aga teine voor siit Grete ja Robini vahel. Jällegi 5 lasku, Gretel esimene pihtas, Robinil esimene möödas, nii nagu ikka elus. Aga hea on see, et Valting esimese ikkagi põrutab sinna musta poole, mitte enam valgesse. Kaim on saanud juba 3 alla, Valting saab esimese alla, keskmine tuleb alla. Natuke kella 10 peal oli, aga nüüd 4. Valting siib, Kaim on saanud 4 alla. Valtingul 1 lask jäänud ja see viimane läheb ikka punasest. Ja no on praegusel hetkel nii, aga kui nüüd neid mehi vaadata, Andreid ja Rened, siis igal juhul arvestades, kui võimas laskur on Andrei, võiks siin variandid praegusel hetkel Rene vastu olla. Rene Tsahkna, Andrei Tševakin, oma duellis Tševakinil 1 pihtas. Tševakin laseb teise alla, võimas Tsahkna eksib 4. Tševakin toob 3. alla ja Tsahkna 5. all, Tševakin 4. Salle vahetus, Andrei, sul on kullid otsas. Keskendu, mõtle ja lihtsalt vaata. Oota, meest ära sega, ma mõtlen nüüd, las ma keskendun nüüd. Ma suudan seda. See on laskude last, ta toob selle alla. Andrei Tševakin, Rene Tsahkna, tasa, mõlemal mehel 4 märki alla. Soome päritolu Tševakin harjutanud pikalt Jõgeval, Tammekal kätt proovinud ja nüüd siin Otepääl teeb suuri tegusi ja siit on järelkasv tulemas Eesti laskesuusatamise koondisele. No see näitab, et Kuremaal on ka võimalik väga suurt asja ikkagi elus teha. Igal juhul teine voor, oleme selle ootel. Kõik on veel endiselt võimalik. Ma usun, et Andreil kõik variandid on olemas siin, et Reneelt ka veel lüüa. 4 märki maas omavahel. Vana hea väikene jutuajamine enne lasketiiru, enne siis viimast laskmist. Ja nüüd on mehed valmis. 5 lasku, 5 märki, varupadruneid ei ole. Tsahkna toob esimese märgi kohe alla, kiiresti on toonud 2 alla. Tševakinil selge, on hoopis teistsugune taktika. Jätkab samamoodi, Tsahknal 5 tulnud alla.
ja Tševakin paneb teise ja see läheb traaviks, aga no sõidus peaks olema Tševakinil võimalused olemas, kui minnakse viimasele ringile. Tsahkna on läinud, Tševakin nüüd jätab kahjuks ka 3. alla ja vaatame, kas see 4. tuleb lõpuks alla. Pikalt sihib ja tuleb alla, nüüd on veel 1 märk jäänud. Ja Andrei Zevakin, viimane märk jäänud veel ülesse, toob sellegi alla. Väga korralik esitus Andrei Zevakini poolt. No mees, rohkem sul küll enam padruneid ei ole, et lasta, kuigi hakkab juba välja tulema. Aga ma usun, et kõik on veel viimases väljakutses võimalik. No siit saame minna Itaaliasse Anderselvasse juba oluliselt tugevama võistkonnaga. Kes võitis? No te võitsite, aga te olete profid, te lasite 16 maha 20-st ja me lasime 20-st 9. Päris okei tulemus. Päris okei. No tegelikult ei ole probleemi, nüüd me paneme suusad alla ja hakkame selle asjaga pihta. Head sõbrad, mitte ühtegi videot ei sünniks meie hea sponsori Unibetite, sest Unibet toetab meid väga-väga suurelt kõikide erinevate videotega. Ja nagu ka eelmine kord, siis ka seekord on meil teile promokood. Kui teil on juba kasutaja olemas, siis kasutage koodi jahimees sideklips 25 ja Unibet duubeldab teie panust 25 € sissemakse ulatuses. Näiteks teed 25 € sissemakse ja Unibet teeb sellest 50 ja kõik lingid selle jaoks on descriptionis. Aga siin siis ka võistluse tulemused ja selgelt Rene Tsahkna, Grete Kaim selle võidu võtsid. Igal juhul, me oleme viimase väljakutse ootel. No nii, sõbrad, viimane challenge. Me hakkame mäkki tõusma. Muidugi jätame kõige magusama kõige lõppu. Aga noh, ma ei saa aru, miks keegi teil mulle öelnud, et suusatamine, laskesuusatamine nii raske on. Muidu vaatad küll Jõgeval, et terviseradadel mingi 70-aastased lasevad nagu nii juhti. Ei tee teist silma ka. Nad ei tulista relvast. Kohalikud jahimehed on suustamine. Ega suustamine ka kerge pole. Mõtled, et oi, kui lihtsalt lasevad. Ja sa tuled ise siia ja Otepääle. Ja siis esiteks ei saa laskmisega hakkama. Siis ei saa kiirendusega. Robin läks juba tegi jälle vale stardi. See mees juba seistagi enam. Ja siis nüüd me peame siin kuidagi hakkama saada. Oota, Rene, mis määrame lähme? Mis asi see mingi nali on siin ühes selle taga? Ühesõnaga, see siin on nüüd meie Otepää kõige raskem tõus, mida laskesuusatajad kasutavad. Et Tehvani tõus on veel eriti ulme, et mis vanasti oli nagu legendaarne ja murdmaasõitjad sõitsid seal. Aga et kuna siin oli enne süüdistused, et Robin natuke varastas 100 meetri distantsil, siis siin, kas keegi varastab sekund 2, see ei olene. Et see nüüd reaalselt teie vahel lahendab küsimuse, kes on parem suusataja. Et kui siit üles ronid esimesena, oled mägede kuningas. No ütleme nii, et hirm on naha vahel. Sellepärast, et kui sa nüüd vaatad seda tõusu, kohe kui sa sinna kaameraga ülespoole lähed, siis sa oled... Robin, ma annan sulle väikse vihje. Siin mine hästi nagu tihedalt, aga alati edasi. Et siin libiseda ei ole mõtet, et siin on siuke nagu lihtsalt tõk-tõk-tõk ja nagu trepist paneks ülesse. Ja head spordisõbrad, viimane etteaste Tour de Nuustaku. Ja me oleme siis Kunimäe tõusu ootel. Siia on jätnud oma spordikarjääri mitmed mehed, kes ei ole sellest tõusust kunagi ülessegi jõudnud. No hirmuga vaatan seda, mis siin toimuma hakkab. Igal juhul Andrei jääb selgelt ikka vana hea paaristõuke peale ja see praegu toimib. Aga see tundus küll niimoodi, et Valting ei saanud seekord minema, ei saanud oma trumpi kasutada seda stardi hetke. Valting sai palju parema stardi ja Valting alustab praegu selliselt 4. kohal. Tševakil on 3. rebinud, Tsahkna on läinud, Kaim on läinud, Tour de Nuustaku on käimas. No Tsahkna igal juhul saab juba piruka ja kohvi järgi minna, Kaim tuleb ka kohe järgi ja no need mehed ei saa ülesse ja see tõus neelab need mehed alla. Ja ämbliku tehnikaga mõlemad mehed näitavad, mida uut saab veel suusamaailmas teha. Valting ja Tševakin ja vaata seda Valtingu poissi. Ronib, aga ronib hoopistki teisipidi, aga oleks vaja ülesse tulla ja Kaim vaatab ka tagasi, kaugel konkurendid on tulemas ja ei ole enam kaugel, viimased 30 meetrit käimas ja Tševakil on ette saanud. Jõgeva SK96 mees tuleb väga hästi lõppu. Jah, aga kas nüüd ikkagi laskesuusatamine päris see spordiala nende kahe mehe jaoks on? Seda näitab aeg. Natukene peab veel harjutama. Andrei Zevakin on väga hästi seda lõppu tulemas. Jällegi viimased 5 meetrit oli juba täiesti maailmatase. Endiselt Robin Valtingul ei tule kuidagi välja. Ei käi käispidi külili, aga me oleme igal juhul finišis. Saluut Otepää kohal on valmis ja need mehed on jõudnud lõpuni. Ja kõik on antud, peaasi, et meie meestele ka tekke jaguks. Nüüd tulestigi meie jaoks. Kas on tahtmine, et nüüd tahaks edasi kohe sõita? Tahaks koju.
Ja Tour de Nuusaku, Sahkna 22 Kaim 35, Tševakin 1.03 ja Robin Valtik paneb siia finaali 1.08 ja siit saab minna edasi. No nii, head spordisõbrad, me nägime väga suurt lahingut, me nägime 2 suurt spordimeest üritamas oma teed leida laskesuusatamisse. Mina olin Alvar Tiisler. Ja mina olen Margus Ader, tähtede poole, nii saab paremini. No nii, sõbrad, meie laskesuusatamise päev või õhtu on läbi saanud. Meil oli igatahes väga-väga tore. Ma ei tea, Grete, Rene, kuidas me tundusime teile siin? Muljet avaldav teatud aspektides. Nii, nagu näiteks? Mina tooks kohe esile võitlusvaimu. Ja teie võrdsuse tegelikult ma poleks arvanud. Ma arvasin ikkagi, et üks on natukene parem. Aga teete väga võrdsed. See ongi see, mis meil see kumbki kõik need asjad toimuvad alati, kõik alad, mis on, me oleme alati täpselt samal pulgal. Aga Andrei tegelikult üllatas püsti laskmisega, et pani ilge paugu, et pani 4 märki järjest pihta või umbes niimoodi, et see oli kõva. Meil oli sama tulemas. Lihtsalt ütlen. Aga see oli mega tuus kogemus teha niisugust asja siin ja see on ju rada, kus kõik profid käivad treenimas ja võistlemas ja meil oli suurepärane ja aitäh, et te meid vastu võtsite. Me tuleme varsti tagasi. No siis on lihtsam jälle, siis õpime lamasadendi selgeks. Ma lähen koju, sinna ei saanud Kärdla parki selle jaipüssiga proovima. Ja Jõgeval sina võistled. Jõgeval tervise radadele. Aitäh teile.